tema trenni ära söömata olekus on ja siis 10-11 alles kõik oleksid tööle või mingi muid asju tegema, et aga mehe-naise erinevused. Võtame selle lahti just läbi toitumise ja treeningu. Jaa, üldjoontes ma just mõtlesin selle peale, et mehed tugevad, naised nõrgemad, kõik lähme edasi. Öeldakse, et mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt, on ju. ja tugevus ja nõrkus, eks ole, et seal on, meestel on mingil määral ikkagi rohkem antud. Mehed on väga osavad üleüldse, kui me vaatame nagu spordialasid tervikuna igasugustel kiirusaladel. Ja see tuleneb ka nende nagu füsioloogist anatoomiast, et meestel on suurem süda, suurem kopsumaht, eks ole, suurem südame minutimaht, see kõik annab sulle juba selle võimsuse. Ehk see on ka põhjus, miks igasugustel kiiretel jooksualadel on alati mehed kiiremad, selle vastu ei saa, eks ole. Ja mehed kasutavad nagu paremini süsivesikuid energiaallikana. Nad suudavad süsivesikutest ja glukoosist nagu selle energia toota. Naised seevastu on osavamad natukene siis rasvade kasutamisest energiaallikana. Meeste kehas on protsentuaalselt kiiremaid lihaskiude rohkem. Naiste kehas on aeglasi lihaskiude rohkem. Ja see mõnes mõttes loob ikkagi nagu mingid eelised naistele ka. Et kui ma seda tüüpi loenguid teen, kus ma räägingi nii-öelda hormonaaltsüklist ja sellest, millest mehed ja naised siis erinevad on, siis alati tuletan naistele meelde seda, et kuna meil on aeglasid lihaskiude rohkem ja meil on nii-öelda rasvade kasutamine energiaks on parem, pluss meil on üldse rasvavarusid rohkem kui meestel, siis ultraaladel tuleb see näiteks eeliseks naistel. Nad kestavad kauem. Just. Et see on, mis on veel erinevad või mis on sarnast, on võib-olla see, et hormoonide poole pealt, et võib-olla mehed ei ole mõelnud sellele, et ka nende kehades on samamoodi östrogeeni ja progesterooni ja luteaalset hormooni ja folliikuleid stimuleerivat hormooni, mis on justkui seotud munarakkudega, aga et nende kehades on erinev roll lihtsalt sellel hormoonil, aga ta on seal nagu esindatud ju olemas. Ja teistpidi, et mehe kehas, kui tekib nii-öelda östrogeeni ülekaal, siis see mõjub mehele ebasootsas suunas ja naistel samamoodi, et kui see testosterooni osakaal tõuseb liiga kõrgeks, eks. Et see suhtarv on nagu oluline. Ja meeste kehades kindlasti testosteroon teeb nagu teenet lihasmassi hüpertroofi osas. Seda kindlasti, et sellepärast nad saavad ennast nii-öelda ka treenida suuremaks põhimõtteliselt. Et kõik naised, kes kardavad jõusaali siiamaani tulla, kuigi see on tegelikult juba muutuv. See ei ole enam siuke põhivoolu teema, et naised lähevad jõusaalis suureks, aga et kui keegi veel selle peale mõtleb, siis see ei ole nii, sest meie kehades ei ole. See eeldab ikkagi konkreetset treeningkava ja nagu spetsiifilist lähenemist. Spetsiifilist lähenemist, eks ole, konkreetset treeningmetoodikat selle hüpertroofi peale ja ikkagi nagu meil ei ole seda sellist testosterooni kogust, mis seda toetaks. Aga mis on võib-olla mehe naise seisukohast, mõlema seisukohast selline, hästi öelda kõige olulisem hormoon, aga ütleme, räägime siis östrogenist ja testosteroonist võib-olla, aga mis aitab neid nagu päriselt tõsta? Või siis mingi muu hormoon, mida on tegelikult kehas väga vaja ja mis oleks hea kasutada selleks, et seda tõsta, seda kogust meie kehas? Kui me räägime meestest, eks ole, kes tahavad oma testosterooni taset tõsta, siis jõutreening iseenesest seda tõstabki. Et see oleks kohe nagu selline esimene nii-öelda jutumärkides lihtne lahendus, tuleb jõusaali minna, tuleb hakata raskuseid tõstma. Ja teistpidi, eks ole, et kui tekib see nii-öelda kõhukene ette meestel, eks ole, et siis samamoodi, mis võib tekkida nii-öelda östrogeeni liig. Ja see kõhuke, eks ole, ja siis tulevad need sangad ja siis rindedesse koguneb seda rasva rohkem, et see ongi nagu see, mis tegelikult nii-öelda jutumärkides need hormoonid sisse jääb, et jõutreening mehele kindlasti mõjub nii-öelda testosterooni tõstvalt. Ja samas ka naistel, et ega naistel teistpidi on jälle ka see testosterooni vaja, et see ei ole nii, et oi, et üldse peaks nagu elimineerima, et ei ole, aga ütleme, naiste kehas jälle östrogeen mängib teistpidi nagu meile väga palju kasu,
näiteks selles vallas, et kuidas meie kehas rasvamass paigutub. Eks, et meeste kehades pigem siis see rasvamass paigutub rohkem kõhule ja visceraalsesse rasva, mis on siis kõhuõõnerasv, kõhu seesmine rasv ja see kõhuõõnerasv on selles mõttes ka suur terviserisk. Südame-veresoonkonna haiguste tekkeks, eks teise tüübi diabeediks ja teistpidi naistel on tänu östrogeenile selle suhtes nagu väikene kaitse. Ehk tänu östrogeenile naised rohkem ladestub siis naistel rasvamassi puusadele ja reitele, ehk siis nii-öelda günoidne rasvapaigutus ja see sõna otseses mõttes kaitseb meid nii-öelda nende südame-veresoonkonna haiguste eest ja ütleme visceraalse rasva tekkimise eest. Aga teistpidi see muutus tekib naistel ka seal kuskil 50-ndates, ehk kui tuleb menopaus, siis tähendab seda, et seda tugevama toimega östradiooli, mis on siis üks nii-öelda östrogeeni vorm, östradiooli naise keha enam ei tooda ja siis võib tekkida selline suhteline testosterooni liig nii-öelda kehas, mis tähendab seda, et ka naised hakkavad rohkem koguma rasva just kõhule. Ja see on see menopauspelli, millest vahest räägitakse. See ongi tegelikult see, et lihtsalt kuna hormoonid muutuvad kehas, siis selle tulemusena ka rasvade paigutumine muutub. Mis lahendus on sellele? Mis lahendus on sellele? Lahendusi on selles mõttes ikkagi mitmeid. Trenni tuleb teha. Et, ja see on võib-olla üks asi, mis mulle väga meeldib viimastel aastatel. Mulle ise ka naised kirjutavad, helistavad, et nad on lugenud nüüd, et kõik 40+ naised peaksid tegema lihastrenni, peaksid tegema jõutrenni. Ehk see sõnum on läinud nagu laiali ja see on väga tore, sest seda päriselt ongi vaja teha. Et see on kindlasti üks asi, mis aitaks. Öelda, et iga hea asjaga on ka nii, et kui seda on liiga palju, siis ta pole enam hea sulle. Sa mainisid enne seda menopauspellit, aga mul on veel kortisolpelli. Märksõna kirjas jah, et siis stressikõht. Jaa, stressikõhuga. Natuke sama case on, et kortisool, eks ole, see on huvitav hormoon, et aeg-ajalt võib-olla käib siit-sealt läbi ja võib-olla inimestel justkui tundub, et see on midagi väga halba ja seda peab jälle vältima. Ma vaatasin, et üldse nagu, ja huvitavaid asju on selle kortisooli ümber, et mingi toidulisand on tekkinud, mille nimi on kortisool blocker. Ma just mõtlesin huvitav, mida ta siis blokeerib. Et see on vajalik, selles mõttes ma teen vahest nalja, et kui meil ei oleks hommikuti seal kella 4 ajal, kella 4-5 hommikul vara hakkab vaikselt kortisooli tase kehas tõusma koos serotoniiniga. Serotoniin on siis nii-öelda virgutushormoon, ehk me hakkame ärkama üles, eks ole. Ja samas ta toob ka sellise heaolutunde ja oled rõõmus ja aktsiooni täis ja päev algab. Kui sa oleksid ainult seal hommikul seal televisiooni ees oma kohvitassiga seal serotoniini mõju all, sa ei hakkaks elu sees liigutama, sa ei tule sealt diivanilt püsti ja sa ei lähe tööle. Ehk kortisol on selles mõttes, ta on nagu erguti, teda on väga vaja selleks, et me hakkaksime tegutsema ja positiivne stress, mida me kõik ka ilmselt oleme kogenud, eks ole, see on see, et mul on vaja mingi asi ära teha ja sul on olemas see jõud ja see energia ja kõik ja vaimne selgus ka, sest et seal on mitu hormooni, mis käivad nii-öelda selle kortisooliga kaasas, mis tegelikult kõik nagu ühest küljest toetavad meid, et me oleksime vaimselt võimekad, et meil oleks tänu adrenaliinile, et meil oleks verevarustus, lihastus hea, eks ole, ja nii edasi, et see kõik nagu mängib selleks, et me oleksime elus põhimõtteliselt, eks, me suudaksime mingi stressoriga toime tulla. Et aga teisalt on see krooniline selline stress või siis pidev kortisooli üleval olek või siis nii-öelda kortisooli paljusus on teistpidi meile väsitav. Et kui mõelda nagu selle pelli peale, eks ole, siis kortisooli üks nagu ülesanne või üks mõju kehas on vabastada maksast glükogeenist, sest et sa pead nagu stressi olukorras, sul peab energiat olema, eks. Ehk siis see kortisol toimetab nagu seda, et ta vabastab nagu liigset glükoosi. Selle tulemusel tõuseb ka insuliin, sest et insuliini ülesanne on panna kõik see vabanenud glükoos sulle rakkudesse, sest et see ei saa niimoodi vabalt ringelda seal veres nii-öelda ringi, on ju. Siis see kortisol nagu iseenesest soodustabki rasvade ladustamist kõhule.
sa nagu, sa hakkad nagu varusid koguma. Ja kui sul on pingeline periood 3 kuud, 6 kuud, siis sa kogu aeg kogudki neid varusid. Ja ühel hetkel vaatadki, et ohoh, varusid on päris palju. Et selles mõttes jällegi kõik taandub nagu selle juurde, et tuleb seda stressi manageerida. Eks, et ühest küljest trenn on ka väga hea stressi maandaja, eks ole, vaimse pinge maandaja, vabastab või ütleme, alandab ärevust, eks ole, ja nii edasi, on ju. Dopamiini taset tõstab, kõik seda ajukeemete mõjutab, on ju, aga teistpidi, et sa pead ka toetama jällegi oma keha kas nende pausidega, sest sa ei saa kogu aeg temalt nõuda hommikust õhtuni. Sa pead talle vahepeal andma seda puhka ja seedi aega ka. Vot see kõhu vähendamine või ma ei tea, kuidas seda siis õigesti öelda oleks, et see tundub olevat midagi, mida on keeruline teha. Ja noh, on ju jutud ja ma tahaks ikka öelda, ma tean, sinuga rääkisin sellest, aga ma tahaks ikka tagasi minna sinna, et see on müüt. Ja ma olen veendunud, et me peame, on olemas lahendus, kuidas saab lokaalselt põletada rasva. Peab olema võimalik anda kehale signaale. Et aga ta on müüt, aga mul on nagu miski ütleb, et see peab olema võimalik, et see ei saa olla, et kui keha on nii tark, kuidas ei saa siis anda, kuidas siis saada panna nagu midagi tegema lokaalselt vastavalt organitele või vastavalt nagu mingitele muudele funktsioonidele, aga võib-olla ei saagi. Aga see ongi see kõige keerulisem kohta, ma arvan, ongi sellest kõhust lahti saamine lihtsalt. Jaa, ja ma sa ei näe tulemust üle öö. Okei, kui sa väga pikalt haige oled, jah, siis ma olen isegi märganud seda, et mingid rasvakohad lihtsalt lähevad, et oled nädalaga haige, üldse pole söönud, täis nagu oled täiesti nagu kaloridefitsiidis. Siis on tulemus kohe näha, et igalt poolt nagu kohe nagu peenem. Jah. Muidugi seal läheb ka muud, eks ole. Läheb ka muud ära. Ja teistpidi võib-olla hea näide on selle kortisooli koha pealt see, et kui sa nüüd mõtled, et siis ma hakkan õudselt palju trenni tegema, et sest kõhurasvast lahti saada. Ainult kõhuliased teen. Ainult kõhuliased, või üleüldse teen hästi palju trenni. Ja siis me rääkisime ka seda, eks ole, et palju trenni pole kasulik, eks ole, see ongi, kortisool tõuseb tegelikult liigselt. Mul on endal väga hea näide ja ma arvan, et paljud rühmatreenerid, kes on noorena alustanud niimoodi, et nad on teinud hästi palju trenne nädalas, sest nad tahavad olla hullult head selles ja siis teha hästi palju tunde ja nii edasi, on ju. Entusiastlikult. Kõik need aastad, päriselt, kõik need aastad, kus ma andsin rühmatrenne 10+ tundi nädalas. Ma veel seda naljasin tegin isegi 3 aastat tagasi. Mul oli ka nagu see kortisolpelli. Ja kui sa nüüd mõtled, on ju, kalorite mõttes, kui sa teed 15 trenni nädalas, sa kulutad ühe trenniga keskelt läbi 300–500 kalorit. Kujutad ette nüüd, milline on su päeva defitsiit? Sa elu sees ei söö seda energiat tagasi. Mu toitumisharjumused ei olnud väga palju erinevad sellest ajast, et ma oleks siis McDonaldsis 3 korda päevas käinud. Ei käinud. Aga mul oli kogu aeg kõht selline pehme. Ja see ongi see kortisolpelli, et just kui sa ju ei söö otseselt väga palju üle ja energiadefitsiit on isegi suur. Aga ikka ripub. Aga ikka ta on, sest et see ongi puhas nagu see stressikõht. Koitav, jah? On, eks. Et mõtled, et kalorid sisse, kalorid välja, eks ole, et söön Big Maci sisse ja siis lähen vuran kohe seal jõusaalis, ei ole nii lihtne ka. Tulles treeningu juurde, sa mainisid menopausi. Jaa. Meestel on siis andropaus. Funktsioon. On või ei ole. On või ei ole, aga midagi nagu on. Muutused on ikka. Kuidas nendel perioodidel või etappidel tuleks treeningule läheneda? Kui palju see erineb sellest, mida sa teed täna, kui sul seda menopausi näiteks ei ole, või siis kui sul on läbitud see periood ja see on kätte jõudnud, kui palju sa päriselt pead muutma ja kui palju seal on sellist nagu, inimene on nii individuaalne ja unikaalne olendajana igate pidi, sõrmejäljes kuni mikrobiomini ja lõpuks ka selline välja, mis kehatüüp sul on, aga mis muudatus sisse tuleb viia või millega peab arvestama aktiivse treeningu puhul? Ja ka toitmise puhul siis natuke võib-olla. Üleüldse ma arvan, et mida vanemaks me saame, seda vähem meie keha talub igasuguseid ekstreemsusi tervikuna. Sest kõik need süsteemid ja mehhanismid, kahjuks on nii, et nad lähevad ajas halvemaks. Rakkude uuenemisest maksavõimeni välja detoksida näiteks alkoholi, eks ole, see on ka erinev. Et kui sa oled noor, siis nagu justkui pole midagi 45-selt, eks ole, jood paar klaasi veini õhtul ära sõpradega ja sul on järgmine päev selline tunne, et
noh, ei ole kuidagi, eks. Et kõik asjad ju lähevad nii-öelda ajas selles mõttes halvemaks, lihasmass väheneb, eks ole, kiired lihaskiud atrofeeruvad vanusega veel kiiremini kui aeglased. Juhul, kui see ei ole Brian Johnson, aga ta on erand ekstreemnäide, kellel on võimekus seda pöörata teistpidi. Täpselt, täpselt, aga noh, üldjoontes see ikkagi nagu on, see on nagu paratamatu. Et siis treeningu osas lihtsalt ja toitumise osas ka võib-olla lihtsalt mõelda sellele, et esiteks ekstreemsusi ei talu meie keha enam üldse või nagu talub hästi halvasti ja võib-olla ei ole mõtet teda sinna siis viia. Noh, tehes mingit, ma ei tea, mingit väga hulle dieete näiteks ole. Et 20-ndates võib-olla su keha nagu andestab sulle lihtsalt palju rohkem kui 4 või 50-ndates. Ja treeningu koha pealt samamoodi. Teisalt meie keha tunneb ennast kõige paremini nii-öelda sellises tasakaalu seisundis, et sa annad talle kõike piisavalt, et sa annad talle seda liikumist piisavalt, et sa annad talle und piisavalt ja treeningut piisavalt ja toitu täpselt samamoodi, eks ole, ja see oleks regulaarne. Et ma arvan, et see selline tasakaalu leidmine selles vanuses on hästi oluline. Et sul tõesti on ja jälle see on prioritiseerimise küsimus tegelikult. Me kõik saame öelda, et meil pole aega. On asi, kas tahad või mitte? Sa kas tahad või mitte, jah, ja just võib-olla kui sa suudad, noh ongi, sa pead tegelikult ennast ära veenma. Ega kellegi teise pärast me nagu nii midagi päriselt ei tee või see ei ole jätkusuutlik, kui sa teed midagi kellegi teise pärast. Sa pead nagu ennast ära veenma ja saama võib-olla selle kätte selle tunde, et näed, kuidas ma ennast tunnen siis, kui ma olen A, teinud ära trenni, ma ei tea, B, käinud saunas, C, söönud mingi mõnusa sellise täisväärtusliku lõuna, kus tõesti tunned, et sul on olemas seal kiudained, sul on olemas tervislikud rasvad, valgud, märkad seda, mis tunne sul on, kui kaua sul tegelikult kõht püsib täis, kas pärast isutab mingi magusa järgi või mitte, eks. Et see kõik nagu märkamine, see on hästi palju tegelikult märkamine. Sellega sa nagu veenad iseennast, et vaat, aga mul on praegu nii palju parem olla. Miks ma siis peaksin homme kuskilt läbi põikama ja ostma midagi, mis mul tegelikult nagu hea ei ole? Ja ülejärgmine päev on silmad paistes hommikul tõused ülesse, eks. Et sa tegelikult märka neid asju, su keha ütleb sul väga palju ära, mis talle sobib, mis talle ei sobi. Sinu asi on tegelikult teda kuulata. Ja sa näed, sa kõike näed, ma ei tea, naha seisukorrast, millised su juuksed on, eks ole, kui klaar on hommikuti su nägu, milline on su energiatase. Kas sa oled näiteks, kui sa ikkagi päeva lõpuks oled täiesti läbi, see ei ole normaalne. Ennast halvasti tunda ei ole normaalsus, ka 40-selt, 50-selt, 60-selt. See ei ole nagu see, et ma olen nüüd nii vana, et siis ongi okei olla väsinud või et ongi okei, et siit valutab ja sealt on paista. See ei ole tegelikult. Et see on nagu see, et su keha saadab sul tegelikult sõnumi. Alguses saadab vaikselt, hakkab järjest kõvemini rääkima sinuga, kuni sa lõpuks aru saad, et midagi kuskil on väga valesti, eks. Ma olen endalt näinud kõige paremat sellist otsest nagu feedbacki hommikul siis enesetundelt ja peeglisse vaadates ka, et on see kräpi pahmakas, selle pasasöömise pahmakas, et kui oled eelmise õhtul täiesti söönud üle pika aja mingit, ma ei tea, krõpsupakki, mingit jama sisse endale jäänud ja olnud kaua üleval ka, no või kauem kui muidu tavaliselt oled, siis hommikul ikkagi on konkreetselt tunne, ma oleks nagu peksa saanud kuskil. Nii halb on. See on nii jubeliselt. Ja see on nii huvitav, et seda noorena ei pannud üldse nii tähele, hoisin olla magamata, süüa kräpi pead läbi ja mul on ikka normaalne olla, ja lähed trenni ja teed asju ka. Aga keha andestas sulle. Keha andestas jah, aga vanemas eas ei suuda enam niimoodi. Et ja siit jõuame sinna kohta tagasi, et kui me räägime nagu stressist või üleüldse sellisest olekust, siis mis on veel sellised indikaatorid, mis ütlevad sulle, et tegelikult on nagu üle võlli, isegi kui tunne on okei. Nüüd paneme võrrandesse selle vastuolu, et mul on tunne okei, mul on tegelikult normaalne. Gaasipedaali annan kogu aeg peale. Annan juurde kogu aeg, aga tegelikult väga hull seis juba. Ja ma olen ise seda oma nahal kogenud ja võib-olla sellepärast mind ka need teemad huvitavad, sest ma olen tahtnud oma mineviku mingeid sündmusi ka võib-olla nagu tagantjärgi analüüsida, ma olen õudselt suur analüüsija lihtsalt ise on. Ja see gaasipedaal, ma arvan, siin tunnevad paljud ennast ära, et tegelikult oled täiesti väsinud. Juba see, kui sa näiteks ütleme sa oled õhtuks kurnatud okei, siis sa võtad paar vaba päeva. Ja sa oled täpselt samas olukorras, täpselt samas seisus, nagu ei oleks neid vabu päevi või seda puhkust olnud vahepeal. Tuled tagasi, kõik on sama. Siis ilmselgelt on liiga palju, sest sa ei taastugi sellest nii-öelda vaimsest pingest ära, eks ole. Ja
kaela ja ütleme, turjapiirkonna jäikus ja kangus, et kui sa oled kuidagi oma kehast kange, see on tegelikult ka päris hea märk, et sul ei ole ikkagi kehas midagi korras. Et midagi on valest, eks ole. Üldse mingi kurvameelsus on ju, kui sa tunned absoluutselt pole tuju, pole tuhhi, mitte midagi, enam ei rõõmusta. Suhteliselt nagu hall on kõik. Apaatsus, eks ole. Osad inimesed kogevad siin sügis-talvisel perioodil seda SAD, SAD, eks ole, see on siis see seasonal affective disorder, eks, see soonne kurvameelsus. Seega samamoodi, seda tasub nagu märgata. Eks, et sa nagu ei kuku sinna auku ära, et on külm ja nõme ja novembrikuu ja detsembrikuu ja kõik on sopane ja lund ka ei tule, eks ole. Just, paned niimoodi aprillini välja. Sest et teistpidi vaata, see, mida sina ise nagu oma mõtetega mõtled, seda sa nagu mõnes mõttes lood, eks. Ja kui sa mõtledki hommikul välja vaadates, et see on täiesti kohutav ja kõik on mõttetu, siis sa nagu ise jällegi genereerid endast seda juurde ja see on nii huvitav, kuidas meie aju selles mõttes töötab, et ega aju jaoks ei ole vahet, et kas see, tulles korraliselt selle stressi juurde põigates, et aju jaoks ei ole vahet, et kas see stressor on sinu ees mingi karu näol või on loodav see peas, see pinge, eks ole, tappi, et mul on mingi järgmine nädal on tähtajad. Ja siis sa nagu tardud ära sinna, selle asemel, et tegutsema hakata, mõelda mingi konkreetne tegevusplaan välja, et davai, ma teen seda ja siis ma teen seda ja ma tulen sest välja. Ja siis inimesed tegelikult kerivad endale seda kõike nagu peas juurde nii-öelda sõna otseses mõttes. Et siis selle kurvameelsusega on nagu natukene samamoodi, eks, et see hakkab sinust endast. Mul on siin ka üks hea näide, kuidas ma ise aeg-ajalt selle reha otsa astun. Et kui on jälle mingi periood oli mul eelmine aasta, kus mul oli ühes nädalas oli 3 loengut ja need olid kõik erineva teemaga ja ma pidin kõiki ette valmistama slaide. Slaidide tegemine on üsna mahukas asi. Ja mis mina tegin? Juba eelmise nädala laupäeval hakkasin rääkima endale, kuidas järgmine nädal tuleb erakordselt raske. Ja ma ei tea, kuidas ma selle nüüd ikkagi üle elan, kuidas ma hakkama saan. Ma arvan, paljud tunnevad ennast ära. Ja sa kerid. No mida sa kerid? Sain ise aru, ütlesin, stopp, Jaanika, mida sa teed? Mida sa teed? Sa kütad ise seda kortisooli üles puhtalt oma mõtetega. Ja ma tekitan sellele nädalale juba selle värvingu, kui keeruline see on ja kuidas me sellega toime ei tule. Õnneks oli laupäev, võtsin nagu nii-öelda sõna otseses mõttes härjal sarvist ja hakkasin nende slaididega tegelema nädalavahetusel. Ja lõppkokkuvõttes see nädal ei kulgenudki nii hullusti, nagu ma arvasin. Eks. Et kui sa nüüd sinna juurde veel paned see 3 korda nädalas sauna ka ja lõgastad vahepeal ennast nagu tõsiselt, vaimselt nii-öelda, siis kõik me elame need asjad üle. Aga see, mida meie aju suudab ka teha, on nagu omaette maailm ja see on hästi põnev jälle üks teema.